Tänavaastane liivlaste püha Kura poolsaarel Ire külas, praeguse nimega Masirpe, keskendus Liivi rahvamaja 70. aastapäevale. Ligi 10-aastase organiseerimis-, korjandus- ja ehitustöö tulemusena valmis 1939. aastal Liivlaste keskuses Ire külas peamiselt Eesti ja Soome rahadega ehitatud suur ja tänapäevalgi väga modernselt mõjuv Liivi rahvamaja. Majas olid 70 aastat tagasi saal, raamatukogu ja muuseumiruum, tammeparketist põrandad ja tuulejõul töötav veevärk. Tuliuuel laval etendati avamispäeval 2 näidendit, Aleksis Kivi Päeva ja ööd liivi keeles ja Kalninši kangelasi läti keeles. Liivlased on üks väiksemaid tänapäevani säilinud soome-ugri rahvaid, kes elavad praeguse Läti Vabariigi territooriumil. Kuni viimase ajani elasid liivlased Kuuramaa looderannikul, niinimetatud Liivi rannas. Liivi rand on ajalooliselt liivlastele kuuluv ala, viimane koht, kus liivlased elasid rahvana. Rannas on 12 küla. Ajalooliselt oli Liivi rand jagatud 2 osaks, ida- ja lääneosa, kus räägiti ka erinevaid murdeid, idamurret ja läänemurret. Kumbki osa kuulus eraldi valla ja kihelkonna alla. Ka praegu on ajalooline Liivi ranna territoorium jagatud 2 maakonna ja 4 eri valla vahel. 1920. aastal üritati liivlaste asuala ühendada ühte valda, kuid see plaan ebaõnnestus. Tänu eraldatusele ümbritsevast maailmast ja piiritsoonile, mis hoidis ranna inimtühjana, on seal säilinud puutumatu loodus. Et seda kaitsta, loodi juba aastal 1928 Liivi rannas veidi sisemaale jääv Sliitere looduskaitseala, mida hiljem korduvalt laiendati. Tänapäeval hõlmab see ka suure osa rannaaladest. Haruldaste taime- ja loomaliikide poolest on Sliitere looduskaitseala Lätis üks rikkamaid. Pärast Läti Vabariigi taasiseseisvumist on Liivi rannas saanud populaarne turismi- ja suvituskoht. Peale hommikust esmatutvust mereranna ja külakeskusega pöördusin tagasi meie ööbimispaika Masirpe koolimajja. Tee ääres ootas mind meeldiv üllatus. Vana kivijoone akendele oli üles seatud väike näitus kohalike koolilaste joonistustest. Nagu juba eelpool sai öeldud, valmis 1939. aastal Masirpe külas uus ja uhke Liivi maja. Vastukaaluks ehitas Läti valitsus samasse külla moodsa ja suure koolimaja. Vaikne rannaküla, kus viimased aktiivselt liivi keelt rääkivad liivlased mõne aasta eest surid, võib tänu liivlastele uhkeldada 2 ilusa ja vägeva hoonega. Võimuliikumise ja Läti valitsuse rivaliteet Liivi küsimuses andis siin õige suurejoonelise resultaadi. Muidu oli aga tavalisem nendes vahekordades väiklane osatamine ja vastastikune umbusaldamine. Siis oligi aeg kiirustada tagasi liivipäevade pidustustele. Kogu selle bussitäie rahva tervitus. Kõnede pidamine oli siin juba täies hoos. Sõna võtsid nii Eesti, Soome, Ungari kui ka Läti enda esindajad. 1988. aastal saabus rahvuslik ärkamisaeg ka liivlastele. Alates aastast 1989 peetakse igal aastal augusti esimesel nädalavahetusel Liivi rannas Irel liivipühi. Ma siis ilma tõlketa ütlen, me teame küll, mis on Liivi laht. Minulla on taas ilo osallistua tänne liiviläisten kesäjuhliin ja tuoda teille tervehdys Suomen suurlähetystöön. Magyar Nagykövetség és a Tallinni Magyar Intézet nevében szeretettel üdvözöljem Önöket. Aukohal istusid kohalikud, arvatavasti Liivi juurtega vanemad inimesed. Ja
siis üllatuseks oli aga ühe Tartu Ülikooli professori tervituskõne liivi keeles. Kahjuks olen unustanud selle mehe nime. no Liibüas draugbiedrības puses. Tänapäeval räägib liivi keelt emakeelena vaid 8 inimest. Noorim neist on sündinud aastal 1926. Kokku on liivi keele kõnelejad 40 ringis. Neid, kes peavad end liivlaseks, on umbes 230 inimest. Enamik neist elab Riias ja Ventspilsis. Liivi rahvuslipu värvid roheline, valge, sinine sümboliseerivad randa, nagu seda oma paadis näeb kalamees. Roheline mets, valge liiv ja sinine meri. Liivi rahvushümnil on sama meloodia, mis Eesti ja Soome hümnilgi. Teksti on kirjutanud Kõrlis Talte. Nüüd aga siis päeva üks oodatumaid momente. Lisaks pidulikele kõnedele käib ametliku tseremoonia juurde ka tammepälja viimine merre. Sellega avaldatakse austust kõigile uppunud liivi meestele ja naistele. Esimese Läti Vabariigi suhtumine liivlastesse ei olnud eriti soosiv. Läti Vabariigi liivlasi puudutav tegevus 2 maailmasõja vahel piirdus Tundaga Iire tee, Iire koolimaja ja Liivi rahvamaja ehitamise toetamisega ning liivikeelse kirjanduse tsenseerimisega. Praegune Läti Vabariik on astunud sammu edasi. 1991. aastal kuulutati liivlased esimest korda Läti ajaloos Lätimaa põlisrahvaks. Taastati organisatsiooni Liivlaste Liit tegevus. Hakati välja andma liivikeelset kirjandust. Riias ja Ventspilsis taas alustati liivikeele õpetamisega. Alates 1995. aastast hakati esimest korda Läti ülikooli ajaloos õpetama selles kõrgkoolis ka liivikeelt. Sõna liivlased on jõudnud teistessegi riiklikesse dokumentidesse. Ka Läti endine president Vaira Vike-Freiberga on tunnistanud oma liivi päritolu. Merest natuke eemal, rannamändide varjus, asub üks veidi nukker paigake, Massilbe laevade kalmistu. Enamus vanu laevu ja kalapaate on veetud siia juba väga ammu. Sellest annavad tunnistust laevakeredest läbi kasvanud üsna jämedad puud.
peale söömist aga jälle randa, et võtta osa liivipäevade järgmisest üritusest, lõkke süütamisest. Õhtu oli ilus, selge taevaga. Metsa kohal paistis juba kuu, kuigi kaugel merel võis veel aimata päikeseloojangu viimaseid hetki. Mõnus oli lihtsalt istuda, vaadata merd, tuld, inimesi ja mõtelda oma mõtteid. Meie sajandil on liivlaste maa mõiste olnud päris täpselt piiritletud. Slittere mägedest mereni ja Kolkaninast Lust-külani. See on maa, kus võis veel mõni aasta tagasi liivi keelega hakkama saada ja kus liivikeelne tervitust juba päeva kutsub esile kas elava vastureageeringu või siis arusaava lätikeelses sveiki-sveiki. Iga aastaga jääb liivlasi hõredamaks ja juba on külasid, kuhu liivikeele uurijaid enam asja pole. Peale lõkke põletamist jätkus aga rahvamaja juures tants kuni hommikuni.